Tere, minu kallid! Ma olen praegu imelises ja maagilises Kirna mõisas. Siin on alati palju lilli. Kevadel uppub selle mõisa aed tulpidesse. Ja ka nüüd, augustikuus, on aed täis hurmavat lillede lõhna ja mesilaste suminat. Ja täna ma räägin teile ühe oma kirjutatud loo, mis on küll inspireeritud Ungari folkloorist. Räägitakse, et elanud kunagi Ungaris üks neiu, kelle nimi oli Virág. Virág, see tähendab lille ungari keeles. Ja see neiu oligi kaunis nagu värske lilleke. Ta elas pisikese künga otsas oma väikses majas, mille ümber oli ta loonud imelise lilleaia. Oi, see oli nii ilus aed ja see õitses aasta ringi. Mõned rääkisid, et kaunis Virág oskas ka võlutrikke teha. Kas see siis oligi nii? Seda saate ise varsti teada. Palju mehi käis Virági juures kosjas. Kõik ronisid künka otsa lilleaiast läbi otse Virági majakese juurde. Aga kaunitar ei teinud oma majakese ust kellelegi lahti. Kõigile oli ära öelnud. Nii kuningatele kui ka rüütlitele, rikkuritele, luuletajatele. Inimesed juba rääkisid, et vast ei abiellugi kaunis Virág kunagi. Küll aga ükskord läks sinna künka tippu üks täiesti tavaline noor mees ja kaunis Virág lasi ta oma majja sisse ja oligi nõus tema naiseks saama. Noor mees oli isegi üllatunud. Küsis, et mida sa küll oled minus leidnud? Enne oled isegi kuningatele ära öelnud. Aga kaunis Virág vastas talle, et kõik teised tulevad minu lilleaiast läbi otse minu majakese juurde. Ei vaatagi minu lilli. Sina aga seisid natuke iga peenra ees, nuusutasid igat lille, imetlesid minu lilleaega ja minu käekeste tööst olid vaimustuses. Ju siis oled sa sama tähelepanelik ka minu suhtes. Nii targalt vastaski. Noormees tunnistas aga üles, et tema oli hoopis tükis üks noor kuningas. Lihtsalt ei tahtnud seda kohe neiule avaldada ja kutsus Virági kaasa oma lossi. Ainult, et oli natuke mures, et Virágil on vist kahju oma ilusast lilleaiast lahkuda. Ära muretse, vastas Virág selle peale. Eks iga naise hing ongi üks lilleaed. Ja ainult naisest enesest sõltub see, milliseks see lilleaed saab. Lähme küll sinu lossi. Eks ma kasvatan ka seal omale aia. Nad abiellusid ja elasid rõõmsalt ja õnnelikult. Kuid nende õnn oli üürike. Metsikud, kurjad hõimud ründasid siis seda ilusat maad. Halastamatud vaenlaste hordid hambuni relvis alistasid selle kuningriigi linnu, tapsid elanikke või viisid nad orjadeks ära. Kogu riik oli juba langemas, aga need, kes olid ellu jäänud, põgenesid kõik kuninga lossi juurde, otsides kaitset. Ja kuningas koos oma naise, Virági ja kogu õukonnaga tulid inimestele vastu, läksid inimeste sekka ja inimesed nutsid ja leinasid. Vaenlased olid juba lähedal. Nende ratsavägi tegi kõik pihuks ja põrmuks. Nende relvad kilisesid õudselt. Pisut veel ja nad jõuavad juba siia põllule ega jätta kedagi ellu. Siis aga sirutas kaunis Virág oma käed taeva poole ja äkki kõik inimesed, kõik, kes seal põllul olid, nii noored kui ka vanad, nii mehed kui ka naised, nii kuningas kui ka Virág ise muutusid lilledeks. Seal, kus hetk tagasi olid inimesed,
Nüüd oli lillede meri, põllust sai aas. Kaunid neiud olid nüüd roosid ja noormehed ja sõdalased muutusid karuhakateks. Vanakesed oli nüüd kibuvitsad, väiksed lapsed aga karikakrad. Seal, kus hetk tagasi seisid inimesed, nüüd hällisid lilled. Ja kohe valju kisaga tormasid sinna aasale vaenlaste hordid. Nad teadsid, et siin põllul peaks olema kuningas koos selle kuningriigi viimaste elanikega. Vaatavad, aga on ainult lilleaas. Ei ole mitte kedagi. Ainult mesilased sumisevad. Ja siis langetas ühe sõduri ratsu pea, et lilli näpsata. Aga üks väike tulikas sähvas teda vastu nina. Hobune ehmatas ja kohe nii palju, et viskas ratsaniku maha. Ja mis siis hakkas? Kõik lilled olid nagu ellu ärganud. Tulbid sähvavad vaenlasi valusalt vastu sääri. Roosid torkivad teravalt nende käsi. Karuhakad ja kibuvitsad rebivad nende riideid puruks. Ja isegi väiksed karikakrad ja tulikad sähvavad vaenlasi nii, kuidas saavad. Oi, kuidas siis ehmatasid kõik kallale tungijad. Ehmatasid nii väga, et rääkisid, et see põld on neetud. Siin on nähtamatu vägi sees. Ja kõik jooksid ära. Mitte ainult aasalt, vaid kogu kuningriigist. Nii said vaenlastega hakkama kuningas, tema kaunis naine Virääg ja selle riigi elanikud. Kas nad siis muutusid inimesteks tagasi? Muidugi muutusid, sest teie nii väga tahate seda. Või ehk nad õitsevad siiamaani lilledena ühel Ungari aasal. Ma ei tea, minge vaadake või veel parem, kasvatage lilli oma enese südameis.